Termin positiivne psühholoogia on viimasel ajal lausa sõnakõlksuks muutunud. Kuid mida see tegelikult tähendab? Loomulik on, et iga inimene üritab olla õnnelik oma elus, kuid selleks on mitmeid teid. Mõni arvab, et õnn seisneb selles, kui tal ei ole rasket haigust või ühiskonnas puudub sõda. Teised tahavad õnneks aga enamat, isiklikku arengut, huvitavat elu ja meeldivaid emotsioone. Ka laps areneb kiiremini, kui keskenduda tema tugevustele ja unistustele, mitte vigadele. Mõned arvavad, et küll õnn need kuskilt ikka kunagi üles leiab, aga see ei vasta tõele. Isegi lotovõiduks peab ennem pingutama ja raha teenima, et pilet osta. Positiivne psühholoogia väidab, õnn ei teki mitte positiivsete sündmuste tagajärjel, vaid positiivsed sündmused juhtuvad just õnnelike inimestega. Just sellega positiivne psühholoogia tegelebki, kuidas muuta elu täisväärtuslikumaks ja teada saada, mis on õnn. Ja seda loomulikult lihtsate ja käepäraste vahenditega. Loomulikult on nende teemadega tegelemine toonud kaasa ka uusi teadmisi selles valdkonnas. Varem arvati, et inimese õnn sõltub peamiselt välistest teguritest, siis praegu on suhtumine oluliselt muutunud ja on leitud, et igal ühel on oma isiklik õnnesättepunkt. Seega, kui võidate lotoga, siis loomulikult õnnetase tõuseb, ent aja möödudes langeb see alttasemele tagasi. Kuid positiivne sõnum seisneb selles, et igal inimesel on umbes 40% ulatuses võimalus ise midagi ära teha oma õnnelikkuse määra tõstmisel. Positiivne psühholoogia pakub siin mitmeid võimalusi. No näiteks tänulikkus, mida tunda inimese vastu, kes on teid aidanud ja toetanud, nautlemine, mis aitab leida minevikust, olevikust ja ka tulevikku vaadates sündmusi, mis teevad elu nauditavaks. Oma parima võimaliku mina ettekujutamine, kõik see võib täide.